On teil salmid kõik selged, jõulud varsti on käes. Mõtted puhtad ja helged, väga pikk kuuleb ja näeb. On teil lehitud kuused, kuni tuulised ei saa. Tulla said tunned
Pamm-pamm löövad kellad jõulueel. Kui sa püüad valgeid helbeid avatud käed, kui sa püüad valgeid helbeid avatud käed, siis sulav jääb, siis veeks muutub see jää.
küll midagi, jah? Sööks jah, aga pole ju midagi. Kohe selgub, kelle kord on täna süüa teha. Entel, tentel, trikadrei, vuhtsi, kaaru, kommerei. Ahaa, kommerei, sinu kord on täna välja mõelda, mida õhtusöögiks keeta. Kuule, sa ei lugenud õigesti. Hoopis nii peab lugema. Entel, tentel, trikadrei, vuhtsi, kaaru, kommerei. Kaaru, hoopis sinu kord on täna välja mõelda, mida õhtusöögiks keeta. Pidage nüüd kinni. Te ei oska kumbki õigesti lugeda. Ma loen ise. Entel, tentel, trikadrei, vuhtsi, kaaru, kommerei. Midagi pole ära, Puhtsi. Täna on jälle sinu kord. Las käia. See pole aus. No olgu, eks ma siis jälle teen. No mida täna teha? Äkki teeks samblasuppi jõhvikate ja kuivatatud kärbsesentega? Ei, Puhtsi, seda sõime alles üleeile. Ei taha täna jälle seda sama. Mina ka ei taha. No äkki praeme siis kuusekäbised ja võtame kõrvale vihmausi hautist. Mis te arvate? Ei, vihmaussid on viimasel ajal nii rasvased. Ma ei taha kaalus juurde võtta. Kaarul on õigus. Tuleb oma tervise peale mõelda. Nüüdsest toitume ainult tervislikult. Tervislikult. Teeme siis sipelgaputru võilillejuurikatega. Meil on mustad sipelgad otsas ja punased on liiga kibedad. Ei, see ei sobi. Minule ka ei sobi. Minge ikka kassi saba alla oma jutuga. Mitte miski ei kõlba. Meil ei ole siin kuningalassi tööd. Mida te vingute? No ära nüüd ägestu selle pärast. Kõht on tühi ja ilm on talliselt vastik. See teeb ju iga ühe tigedaks. Jah, ja igav on ka. Kole igav. Nõiuks ajaviiteks midagi. Teeks sellest siin varese. Mida? Miks sa selle varesega peale hakkad? Õpetaks ta anekdoote rääkima või saadaks küla peale. Las toob meile mõne hõbelusika või kullatud peegli või hoopis kõrge kontsaga kingad, punased. Milleks sulle kontsakingad ja veel punased kontsakingad siin kändude vahel koperdamiseks? Ole nüüd normaalne, sa oled ikkagi nõiamoor. Ma ei tea, need meeldiksid mulle. Ma oleksin siis nii moodne ja nooruslik. Aitab. Tühi kõht paneb mõne päris rumalat juttu ajama. Jätame jah tühja lora ja tegeleme olulisega. Ehk on retseptiraamatust kasu. Nüüd läheb põnevaks. Vaata seda. Uhakosupp põdrapabulatega. Nämma. Oi, see on võrratu. Ämbliku võrgurullid, kuivatatud karukakaga. See laseb keele alla. Segusupp. Mis see on? Supp sisaldab erinevaid maitseid, täidab kõik toidunautijate unistused. Mis seal retseptis on? Valada patta 2 ämbritäit lauka vett. Lisada 1,5 hunti, kõik 7 kitsetalle, 3 karu, vajadusel 1 3 põrsakesest, 300 grammi punamütsikest, riputada maitseks peotäis võlupeeglipulbrit, seejärel haotada nõrgal kuumusel. Muid pane see raamat kohe ära! 300 grammi punamütsikest. Kui jube! Pidage nüüd hoogu. Siia on lisatud väikeses kirjas. Vajadusel võib kasutada konserve. See tähendab muinasjutte. Noh, mis te arvate? Võib kasutada muinasjutte.
raamatukogust küll ja veel. Saadame klassi raamatuid tooma. Kuule, Murjo, mida sa seal tukud? Tee midagi kasulikku ka. Miau, ma pole mingi Murja. Ma olen Bond. James Bond ja ma ei kannata mingit kamandamist. Kass on jälle raamatuid lugenud. Muudkui loeb ja põõnab. Ei näe ega kuule, mida hiired teevad. Mina tean hiirtest kõike. Nendega tuleb intelligentselt suhelda ja nad kuuletuvad sulle. Hea küll, Kass. Mine raamatukokku ja too meile järgmised muinasjutud. Punamütsike, 3 karu, 3 põrsakest. Mis? Kas te tõesti arvate, et mina, nõrkloomaka, hakkan teile suuri raamatuid tassima? Kes siis veel? Oled meie kass või ei ole? Kuulad sõna või ei kuula? Rahu, rahu, oleme ikka sõbrad. Sellise töö jaoks on mul käskirjad. Kõik saab tehtud tipp ja topp. Ei maksa ärrituda. Mul on õiamruud. Luban teile, et jääte rahule. Halloo, kas raamatukogu? Mina siin ja tundsite mu hääle järgi ära. Kui tore, mul on teile suur tellimus. Noh, mis raamatuid teil vaja oligi? Punamütsike, 3 karu, 3 põrsakest, hunt ja 7 kitsetalle, saabastega kass, uinu kaunitar ja ongi kõik. Hästi toime tuled. Mis küsimus see veel on? Ma olen lõppude lõpuks intelligentne ja haritud, mitte mingi tavaline lemmikloom. Egas midagi, hakkame rooga valmistama, ei jõua enam oodata. See kõik ei tõota head. Nõiamoorid tegid suure veo.
Mida te jaurate? Ma pole süüa tegema veel hakanudki. Kuule, mamma, sa ajad midagi sassi. Muinasjutu järgi peaks praegu puder kausis olema. Varsti tuleb pulkihäärake ja tahab sööma hakata. Võimalik, aga mul polnud lihtsalt aega. Huvitav, mida sa siis tegid? Ma käisin juuksuris ja maniküüris. Mamma käis. Kus kohas sa käisid? Kuulsite küll, juuksuris ja maniküüris käisin. Praegu nii hea jõuluenne soodustus. Iga naine tahab olla kaunis, eriti pühade ajal. Nojah, ma saan aru, et sa maniküüris käid. Karudel peavadki küüned teravad olema. Vahel on vaja puu otsa ronida. Aga juuksur, mamma, sa oled üleni karval. Ja siis? Kaua ma pean vaatama kuldkihara kuldseid lokke. Iga kord, kui ta kellegi voodisse magama jääb, poetab ta siin oma kuldseid juuksekarvu. Mul on juba terve peotäis kogutud. Lasen omale juuksepikendused panna. Pojake, mis sul hakkas? Ma ei taha, et mamma mingid karvapikendused külge paneb. Teised hakkavad mind sellepärast koolis narrima. Ma ei julge siis enam kooli minna. Mis jutt see veel on? Sa oled karupoeg ega käi mingis koolis. Sa elad metsas, omas muinasjutus. Ja kes siin narrib? Jäta hullu mind. Aga kui ma käiksin koolis, siis hakkaksid teised mind narrima ja see ei meeldiks mulle. Lapsel on vist palavik. Kullakene, teen sulle kohe kuuma vaarika jooki. Kõik saab korda sibukene. Tere! Tulin oma haiget vanaema vaatama. Tõin talle värske karbonaadi ja vasikapraadi. Vanaema, miks sul nii suured kõrvad on? Mul pole elu sees suur kõrv olnud. Karudel on väikesed ja ümarad kõrvad. Armas vanaema, miks sul nii suured silmad on? Ai, valus on, lase lahti. Kui sa mind veel vanaemaks kutsud, läheb sul haprasti. Mina ja vana. Mis sul seal kõrvis on? No nagu ikka, punamütsikesel kooki ja mahlajooki. Üks õun on ka. Sööme nad ära, mul on kõht tühi. Näe, võta kooki ja rüüpa mahlajooki. Ära seda õuna puutu, see on lumivalgekese võõrasema oma, kindlasti mürgitatud. Küll on hea ja mahlane. Mida sa siin korraldad? Sa annad lapsele mürgitatud õun. Kus su mõistus on? Nüüd jääb ta võib-olla 100 aastaks magama. Viime lapsese voodisse, enne kui veel midagi juhtub. Milles mina süüdi olen? Kogu aeg on kiire, töötempo on pöörane. Hommikul põrsakeste majade ümber puhumine, seejärel kitsed alled ära söömine. Nüüd punamütsikese ja vanaema lugu. Ma ei mäletagi seda muinasjuttu enam eriti. Seda kõike on ühe hundi jaoks liiga palju. Appi, ainult ometi peike mind ruttu ära, ükskõik kuhu, ainult peike ära. Sul viga on, Võsa Villem. Mind aetakse taga, Kes? 3 põrsakest. Segi ole peas, sina ise peaksid neid ju taga ajama. Jah, peaks. Kas sa pole ikka veel aru saanud, et on juhtunud midagi hirmsat, midagi ennekuulmatut, midagi kohutavat? Muinasjutud on segamini aetud. Kui segamini. Sa vaata ennast, mida sa selle korviga teed. Imelik küsimus. Haiget vanaema lähen vaatama, viin talle kooki ja mahlajooki. Ole normaalne, sa peaksid vanaema ära sööma, mitte memmekesele kooki jooki viima. Püha taevas, peaksid vana inimese ära sööma. sa ikka veel ei taipa. Kõik on sassis, appi, nüüd nad tulevad.
aga pole ju kellega tantsida. Tänapäeval on partnerid nii raske leida. Tähelepanu, tähelepanu, alustame tantsukursustega. Mina olen treener, hakkame kohe pihta. Selg sirgeks, kõht sisse, silmad särama. Metsas ma üksinda luusin ja jälgi vaid nuusin ja jalad on väsinud ja varbad on villis ja näljane olen ja kõht mängib pilli. Enam ei suuda ma puder ja kapsad, aga mulle täitsa meeldib, mina nüüd oma jutuga. Kõik peab olema nii, nagu alati on olnud. Kujuta ette, laps võtab raamatu, hakkab lugema, aga muinasjutud on segi pööratud. Mida ta meist nii arvab? Tänapäeva lapsed ei loegi raamatuid. Nad ei saaks arugi, et midagi oleks valesti. Kes sulle niisugust juttu rääkis? Kas ütles, tema oskab lugeda, ta on kõige targem ja ilus ka. Ega see kass nüüd ka kõike ei tea. Mida teha? No midagi teha. Minu väike hiirepea seda ei võta. Kas panid ajalehte kuulutuse, et soovin ostaa uut lossi? Ma olen tüdinenud sellest kõigest siin. Väike, mannetu, ainult 69 tuba. Tahan midagi uhkemat, suurejoonelisemat. Aga loomulikult, aulik prints, tegin kõik nagu kokku leppisime. Ukse taga on kinnisvarapakkujad järjekorras. Seal on ahjualune, Veetsavana ja... Kutsu esimene sisse. Otse kohe. Astuge edasi, prints ootab teid. Tere päevast, austatud prints. Olen ahjualune. Mul on teile väärtpakkumine. Te peaksite ostma ära Rapuntseli lossi. Ei. Ma käisin seda vaatamas. Tõsi, lossil pole viga, aga Rapuntsel istub oma tornis ega kavatsegi sealt alla tulla. Aga ostulepingu sisse käib kohustus hooldada tema patsi. Kas te kujutate ette, kui palju šampooni selle peale kulub? Lisaks tuleb pidevalt jälgida, et hiired sinna sisse pesa ehitaks. Ei täna, ma pole huvitatud. Ma nii lootsin teie kõrgeausust, kui te vaid teaksite, kui vinge ahi selle lossi köögis on. Kõrge, lai, hinnalisest materjalist. Usun, et seda nähes
tuleksite koos minu kahju all elama. Mina nimetan siin ka uut korterit. Arvasin, et saan teile kasuks olla, no ja hiljem teie juurde sisse kolida. Kahju küll, see plaan ei sobi mulle. Head teed. Kahju, Aulik prints, kahju. Kutsu järgmine. Järgmine palun. Austatud prints, kuulsin, te otsite ruumikamat lossi. Minu metsas on okasroosikese loss. Juba 100 aastat magab ta seal oma kaaskonnaga. Mets on ümber lossi kasvanud. Ükski loom ei julge lossi lähedusse minna. No nad oskavad nii kõvasti. Tõsi, loss vajab pisut kõpitsamist, aga see ei ole suur töö. Ma käisin seda vaatamas juba. Põhimõtteliselt võiksin tüdruku üles äratada, aga siis peaksin temaga abielluma. Ma ei taha naiseks üle 100 aastat. Me poleks mitte millestki rääkida. Ta ei tea tänapäeval just midagi. Olen kuulnud, et ta pidi jonnaka iseloomuga olema. Las magab edasi. Kuidas ütlete? Lootsin küll, et olukord laheneb, aga mis teha? Kahju metsavana. Head teed. Head päeva. Kutsun järgmise. Aitab. Mul tuli palju parem idee. Korraldame palli. Kohale tuleb printsessid igast muinasjutust. Ja ma abiellun sellega, kellel on kõige suurem loss. Tähelepanu! Kuulake kõik! Austatud prints korraldab palli. Kutsutud on kõik muinasjuttude tegelased. Tähelepanu! Kuulake kõik! Austatud prints korraldab palli. Kutsutud on kõik muinasjuttude tegelased. Tähelepanu! Kuulake kõik! Austatud prints korraldab palli. Mõelda vaid, meid kutsuti pallile. Vaata, kas see klient istub mul hästi seljas? Sa oled seda viimased 60 aastat kandnud. Mis tal täna teisiti peaks olema? Mine tea. Oleks ikka pidanud need punased kõrge kontsaga kingad nõiduma. Aga teie, kus sa neid kannad, kändude vahel. Nüüd mine pallile riides nagu nõiamoor. Sa oledki nõiamoor. Ma poleks uneski osanud näha, et meid pallile kutsutakse. Elu on ikka täis üllatusi. Ei tea, kas siin putru ka pakutakse. Mul on kõht tühi sind oma pudruga. Küll on hea, et lasin juuksepikendused panna. Olen nagu tõeline printsess. Lähme vaatame, ehk ikka putru ka pakutakse. Siin on pisut rahulikum koht. Mul on veel paar koogitükki alles. Tule istu siia, pistame need nahka. Mina enam ei jaksa põrsakeste eest ära joosta. Kõht on ka hirmus tühis. Pistame nahka, jah. Kui tore, et meie kursustele nii palju rahvast on kogunenud. Ruttu, võtke paaridesse ja alusta. 1, 2, 3, 2, 2, 3 ja julgemalt. Nüüd on kõik muinasjuttude tegelased koos, saaks selle segaduse lahendatud.
meie keetsime selle supi kokku ja peame muinasjutud korda ka tegema. Vastupidi.